Tervist, täna 12 juuni, Restaurant Farming kanal ja täna sajab. Et sellepärast ma siin olen, eile sadas ja täna sajab. Meil on Saaremaal hullult pikalt olnud kuiv. Ei ole sadu olnud, seega väga vajalik sadu, aga nüüd tuleb nagu nii palju, kui ka tahab tulla, et korralikult. Businessile suhteliselt halb, seepärast, et inimesed ei saa käia, käivad, aga ebameeldiv on, midagi ei ole teha. Vihmavarjuga saab, vihmakeebiga saab, aga see on niisugune külastus see, loomad lähevad ju peitu ja nii edasi. Aga täna lubas veel sadada poole päevani ja siis läheb veel ilusaks seega ma arvan, et kannatame see 2 päeva ära, sest ma ütlen, meil oli väga vaja seda, väga kuiv oli ja siis ma saangi täna rääkida, et mis ma siis vahepeal teinud olen. Üks asi, siis ma näitan teile kohe ära, on see, et meil on Saaremaa looma enda vesi nüüd. Just jõudis paar päevad tagasi, et Saaremaa looma ja poest kohvikus saab siis seda osta, ja see on puhtalt külastajale, et kui suvel me nägime, et palju vett nagu tegelikult vaja on, siis miks mitte oma enda vesi, et on krokodillkusti vesi, on siis mulliga, krokodillkusti vesi on mulliga ja Capybara Clara vesi on siis ilma mullita, et Capybara oma ja Clara oma puhtalt sellepärast, et lapsed joovad rohkem mullita vett, siis on nagu Capybara neile hull teema ja krokodillkusti vesi siis on puhtalt sümboolne meile endale, et mõlemad veeloomad ka muidugi, et selles mõttes on nagu äge. Muidugi pudel, selles mõttes pandipakend, kõik asjad nii nagu peab. Saaremaa vesi toodab meile seda siis, et mitte, et me enda tiigivett siin pudelisse panneks, vaid ongi päris Saaremaa vesi, mis on üliarmas ja äge ja seda saab siis nüüd Saaremaa looma ja meene poest ja siis kohvikust ka. Eks täna ongi, ma nagu vaatan asjad üle ruttu, ega siin nagu mingit suurt toimetamist ei ole. Aivo teeb praegu söödaringi, et tema niidab rohtu loomadele. Ja siis ma saadan tema ka poole päevad koju selle pärast, et solk märjana tuule käes siin olla ei ole mõistlik, siis jäävad inimesed haigeks ja seda me ei taha. Et päris jõhker on. Kängur istub siin, kängur naudib oma uut aeda täiega. Et see on väga palju suurem saed, väga palju suurem, siin on istutatud õunapuud, mis on küll kaitstud, et ta ei saaks need ära süüa, et need saavad kasvada suureks. Suurem aed saab pikemalt hüpata, roheline, samamoodi täidetud siis kruusaga ja liivaga, et see sama vesi, mis praegu maha sajab, ei tekitaks seda muda ja nüüdseks on see punkt käes, kus me tõstame aedu niimoodi, et tuleb teha tulevikus ka nanduaed, nagu näha, praegu on 2 päeva sadanud, vesi on juba sees, läheb sopaseks, et me tahame teha niimoodi, et me saame tõsta kõiki aedu niimoodi, et tekitame uue pinnase põhimõtteliselt, mis laseb vett läbi. See on kulukas, aga nagu jooksvalt vaikselt saame teha seda ja nüüd on lihtsalt see võimalus ka, et me saame teha seda tänu sellele, et on avant, millega ma saan seda tõsta, sest käsitsi seda siin aedadesse vedada, see on nagu lihtsalt, see on hoomamatu, kogused on lihtsalt nii suured. Nandutibusid ootame ka hoolega siin. Aga mina siis vahepeal olen teinud seda, et ma keevitasin, eks ole, seda sama suurt raudpuuri. Keegi küsis ka, mis sinna tuleb. Hoiame siis natuke pinget veel, teeme natuke üllatust, et need, kes on käinud, need kindlasti teavad juba, mis sinna tuleb, aga üldiselt hoiame siis natuke veel seda saladust, aga sinna tuleb üks ägev loom. Olen keevitanud, ma olen jõudnud ühe külje keevitada nagu korralikult tummiselt kinni ühe külje, aga siis tuli vahele see, et ma tahtsin panna leemuri majale laudist peale, sellepärast, et kuna ma ehitan siin materjalist, mis saetakse Saaremaa puidust, siis see puit hakkab ilmastiku käes muidu hästi palju mängima. Seega, kui ma panen karkassi püsti, siis tuleb panna ka laudis peale, siis ta kuivab ühtlaselt ja siis ta nagu see pinge ei saa tekkida ja siis ta nagu jääb vormi. Et vältida seda, et mingi pruss kuskilt kõveraks tõmbab päikese käes, siis ma lihtsalt nagu panin sinna laudise peale ära, tegelikult seal on ka katus nüüd peal, et ongi, et vihm sisse saaks ja siis ongi see keevitus. Üks asi, mul on abimees Meelis tagasi jälle, et tema pani maarataia alla, ma loodan, et kaamera näitab, sest päris palju sajab praegu, et paneb alla, eile ja täna pani ka vist võrgu, sest nemad hakkasid kaevama, kui neil järglased tekkisid, et nad hakkasid urge tegema, samamoodi võrk läheb kõik alla, sealt on näha, ja siia peale looduslik kruus, samamoodi sama efekt, esiteks on see, et ei lähe mudaseks, sopaseks, aga kõige tähtsam see, et nad ei saa läbi aia kaevata alt läbi kuskile ja see on turvalisem loomale ja muidugi meile ka südamerahu, et loom ei saa kuskile põgeneda, et sellel aial ei olnud all seal midagi, kuna ta oli kunagi mõeldud ju känguraiaks sinna, aga nüüd elavad seal maarad ja siis nüüd
täiesti arusaadav, ma ei hakka üldse seletama. Kaevavad loomad peavad sama võrgu põhja, siis paneme kaevevõimalus uuesti peale, et nad saaksid küüsi kulutada ja siis see seal toimubki praegu. Et äge. Leemuri maja on siis 20 ruutu, on 20 ruutu ja üks kõige kõrgemaid maju, mis ma olen tegelikult ehitanud siia loomaaeda, seepärast, et leemur tahab ronida ja hüpata, siis see on äge, kui ta saab nagu kõrgustesse ka minna. See tuleb kõik nüüd ära soojustada, aga tähtis osa on praegu tehtud, sest soojustamist võib teha sügisel, sellega pole kiiret, aga tähtis osa on tehtud, lähme sisse, sest õuest sajab ja siis ma saan siin sees rääkida. Natuke valgust on vähe võib-olla, aga vaatame siis. Ühesõnaga, siin on siis leemuri maja. See on üpris korralik suur. Siia poole tulevad siis 2 pakettakent. 2 pakettakent, see on siis see loomade osa siin pool. Siia poole on mul ka aken olemas. Ma korraks vaatan, kas kaamera peal on vihma. Ei ole, näete küll. Siia poole tuleb samamoodi üks aken, mis käib lahti. Me saime Orissaare ehituspoest ühe näidisakna, mis on jäi neil üle. Saame ära kasutada väga äge päris aken ja käib lahti. Ühesõnaga siit külje pealt niimoodi, keskelt niimoodi murrab lahti. Ehk see saab olema see aken, kust hakkavad loomad väljas käima. Kui nendel meeldib ronida hüpata, siis see on täpselt õige kõrguse peal ja see on piisavalt suur, samas annab valgust on ja saab lahti teha või kinni panna, et külm sisse ei tuleks vahet, nagu ei ole, et see on hea kasutus sellele. Ja sinna tuleb siis uks. Tõenäoliselt me teeme siia sellise vaheseina värest ja puhtalt sellepärast, et oleks eraldi inimeste osa, saab tulla toimetada siin, sest loomadel nendel ei ole nagu nii palju vaja, kui neil on suur õuepurga ja siis see annab selle võimaluse, et leemuritega me üritame tulevikus teha niimoodi, et näiteks mingite privaattuuridega või siis ette tellimisel suvel õuepuuri, talvel majja saab sisse tulla koos meiega, et reaalselt anda leemurile käest toitu, kuidagi suhestada nendega siin, katsuda neid niimoodi, et nad on nagu päris loomad ja nad on primaadid, neil on ägedad käed. Et see on nagu äge loom, kellega saab nagu suhelda, et siis me proovime teha selle, et me saame selle võimaluse anda. Et sellepärast tuleb ka suur maja, sellepärast tuleb ka väga suur puur, et sinna tuleb eraldi osa, kus saab inimene sisse tulla. Aga mitte niimoodi, et nagu lihtsalt trambin sisse ja astun sisse, vaid see on ikkagi selle järgi, et koos meiega või siis vastava inimesega, kellel see luba on. Võt, siin on siis praegu seisuga katus on peal ja kile on ka, see mõttes soojustus tuleb sügise poole ja vaatame nüüd siis siit poolt läbi selle ava. Siia tuleb siis see suur aedik on ja siis seal on siis see puur, mida ma keevitan kokku praegu. Et ma muidu läheks, aga sajab nii palju, et siis meie kaamera niikuinii saab märjaks ja siis ei näe midagi. Aga ma olen jõudnud ühe külje täiesti kinni keevitada sealt. See pool on nüüd keevitamata. Ma arvan, et mul läheb see keevitusega tegelikult üks 8 tundi, üks täis tööpäev, mitte rohkem tegelikult, et see kõik kinni keevitada võib-olla, kui ma saan järjest teha, aga ma tõenäoliselt ei saa, seega 2 päeva. Keevitan selle kõik kokku ja siis hakkan ülesse poole ehitama. Ma võib-olla näpuga näitan siit valesti, aga ühesõnaga ülesse poole, et praegu seisuga selle kõrgus on umbes 3 meetrit, umbes täpselt 3 meetrit ja siia tuleb põhimõtteliselt 3 meetrit veel kõrgust peale. Ehk siis tegelikult need puud umbes nii kõrgelt jäävad puuri sisse, et see jääb väga võimas. Aga ma ei hakka seda enne peale ehitama sinna, kui alumne osa on kõik kinni keevitatud, et siis on nagu tummine tuuga ja siis ma tean, et on see, et siis ei hakka nagu punktidest järgi andma kuskilt, et praegu alumne osa on koostatud, keevitan kokku ära. Tõenäoliselt ma saan hakata keevitama alates homsest, sest siis läheb ilm ilusaks jälle. Materjal on kõik olemas, et see raam kokku panna. Siis tuleb, kui raam on koos, siis tuleb kindlasti panna sinna värv peale ja siis läheb võrkpaneelid ja võrkpaneelid on tellitud, valmis ka, aga need asuvad kuskil Tartu kandis praegu. Ehk siis need tuleb ka kuidagi Saaremaal saada, aga need on päris suured asjad nagu, et tegeleme. Üldiselt ma arvan, et meil läheb hästi. Kohvik töötab. Niisugustel päevadel on, ma ütlen ausalt, klienditeenindajad ja kohviku inimesed nautige seda päeva, kus on vahepeal saab nagu lihtsalt istuda ka, sest suvel need päevad, kui on ilus, siis on päris kiire. Et praegu ongi siukesed, on jahe, on köle, aga see on mööduv ja homme juba on jälle ilus ja siis on juba jälle rohkem inimesi, siis on rohkem tööd ka. Et jah,
põhimõtteliselt siuke ülevaade ongi, et ma ei olegi väga palju muud teinud, muud jooksmist on ka muidugi hästi palju, aga Leemuri maja praegu seisuga ja see keevitus seal, teised Aivo ehitab ühte uut peldikut meile, uut WC-d, meil on 3 vetsu, need on kõik kohviku juures seal eespool, vihmapaus, aga praegu seisuga me oleme aru saanud, et väikeste lastega inimesed ei jõua joosta siis sinna, nad vahel lasevad enne püksi, et loomajala on ikkagi nii suur juba, et nad ei jõua sinna ette. Kui väiksel lapsel tuleb häda, siis on vaja kohe minna. Seega tuleb ka meil Kalle aia juurde, tuleb üks WC juurde veel, mitte nüüd täpselt nagu loomaaia sisse, vaid me võime ta natuke kaugemale sinna võsa sisse, võsa alla, et ta oleks natuke eemal, aga ühesõnaga siia poole tuleb siis oma WC, siis 4. vets, praegu siis aga 1, aga noh, mõtlen, et kunagi ei tea, võib-olla tuleb tulevikus mõni veel, et siis oleks võimalus ka siit minna kiiremini vetsu kuskile. Siuksed mured on meil. Ja lõpetuseks ma näitan siis teile seda ka, et me saime siin kohviku ala, see on linnuala, Kapipara elab siin, kohvik on siin, see on siis sealpool, sealpool Tiiki on meie kohvik, et siis siin siukene privaatne nurgake on nagu siia ka tekkinud, et siuke väike terrass, pisikene, 3x3 tegelikult, aga 3 sükest väiksemat klaaslauda on siin 2 tooliga ja saab tulla nagu kohvetada näiteks siin natukene rohkem looduses ja natuke sellest melust väljas, et seal kohviku pool on siukene elu käib kogu aeg, aga siin, see on siuke koht, kuhu ma tahaks ise tulla oma kohviga istuda rahulikult, tuled jood siin kohvi, vaatad, kus linnud toimetavad, Kapipara tuleb, supleb, ujub. Seal on, ma ei tea, kas te näete, aga seal on Hani, 2 hane, ema, isa ja nende 2 tibu, mis nad ise siin välja laudasid. Et saab nagu nautida seda loodust ka, et Tiik ongi reaalselt hullult võimsalt vett täis nagu sadanud, et see ülevool ei pea kuiv juba, et nii palju on siis tulnud nagu vihma siin 2 päeva jooksul. See on päris julm. Igatahes, kohvik sai endale mõned uued lauad, ja siis need klaaslauad väiksemad tulid siia suuremad lauad nagu ei sobi. Et siukene mõnus privaatne nurgake, kuhu tulla lihtsalt nautima, kohvi jooma, raamatut lugema, saab aega veeta suvel ja samamoodi on see, et päikesering on tegelikult sealt poolt niimoodi, et päeval, et siis nagu otseselt lauspäike ka peale ei paista. Et on nagu mõnus hubane koht. Vot, te Jürgen, tubli, share, like, jagage, näeme järgmine video ja siis muidugi tšau!